Nii, tulen tagasi siia. Ma saan rahulikult kaartid võtta, sest ennem oli mul siin siblimine. Nii et kui sa vaatad siin mind jälle järgi, siis sa võid lihtsalt vaadata. Ma võtan kohe 3 kaartit. Aga mida ma tahtsin nagu ennem nagu võib-olla hästi tugevalt nagu öelda seda, et olles nüüd 3 päeva seal, siis täiesti nagu nende inimestega koos, kelle mõtteviis on täiesti teine. See tähendab seda, et nad julgevad olla nemad ise, nad seal olid nagu, seal coach iti inimesi niimoodi, et lihtsalt see coach tuli rahva sekka ja hakkas küsitlema või siis võttis kaasa, viis lavale ja seal ei olnud nagu ühtegi sellist kohta, et ma ei taha, ma ei julge, onja. Ehk siis, mida ma nägin nendes inimestes kõiges, on see pool, et nad olid julged, nad tegid kõik oma asja, nad olid igaüks mingi oma valdkonna siis coach ja see, kes laval oli, aitas siis samamoodi meid, kes me seal olin, coach ida nii seda konkreetset inimest, kelle ta võttis näitena ette, tegime enesekindlusharjutusi ja siis oli siis see koht, kus ta siis tegelikult aitas ka kogu saalil tõsta oma enesekindlust, oma mindseti, nii et see selles mõttes oli väga lahe. Ja kui sina oled samamoodi, saad aru, et see elu, mida sa nagu elad, ei ole sulle, sa lähed hommikul tööle, sa oled väsinud, sa oled kurnatud, sa ei tunne elust rõõmu, siis ma ütlengi see pool, et see ei ole õige eluviis, see ei ole õige eluviis. Eluviis on see, kus sa tõused üles, teed seda, mida su hing soovib, jagad inimestele väärtust, aitad neid inimesi edasi, kes on jäänud kuskile kinni. Nii et täna hommikune siis konsultatsioon oli täpselt samamoodi. Inimene oli täpselt samas kohas. Vaata esimest laivi, siis sa näed seal, mis ma jagasin. Et ta lükkab kogu aeg asju edasi. Ja miks see lükkab? Sellepärast, et meeletult sisemine suur surve. Stennerik, ma olen laivis. Sisemiselt suur surve on inimesel peal ja see tähendabki seda, et ta lükkab asju edasi. Ta ei suuda edasi liikuda omal teel, sellepärast, et see mind on selles surves. Ma pean minema tööle, ma pean seda tegema ja siis see inimene pingutab, siis see inimene rallib tööle, sest ta ei kuule iseennast. Ta reaalselt ei kuule iseennast. Nii et kuna mul on see täpselt nagu läbi käidud, siis ma lihtsalt tean, et mida see tähendab. Et mida tähendab see, kui sa nagu sõidad endast üle, kui sa reaalselt ei kuule ennast, mis tuleb mul teha, siis sa oledki selles kohas, kus siis sinu alateadvus saab aru, et okei, kui ma lähen tööle, siis ma saan sealt raha, aga see, kui sa oled täna coach, aitab teisi inimesi, siis sa ei näe täna seda kohta, et sa võiksid olla ise samamoodi see, kes aitab teisi. Aga tõde on see, et kui sina tuled sealt kannatusest välja, aitad inimestel vabastada ära need kohad, kus nad on jäänud keha ärevusse kinni, siis see on üks suurimaid asju, mida mina saan jagada teistele inimestele, kes tahavad sealt välja tulla, sest ma arvan, et see oli minu jaoks nagu kõige hullem eluetapp, kus mul polnud eluenergiat. See oli nagu kõige hullem. Et nii, laiv ei seisma, nii kui hakkad rääkima tõde, siis see tehnika läheb kohe. Nii et ei peaks täna enam inimesed olema selles kohas, et nad on haiged, väsinud ja teevad seda tööd, mida nad ei taha.
et sinu mind oleks täpselt sellele kohas, et sa tulid siia looma, et sa lood oma elu, sa oled teadlik ja sa oled nende inimeste keskel, kes siis päriselt on sarnased inimesed sinuga, sest nii kui sa oled nende inimestega koos, kes siis on iga päev tigedad, vihased, töö peale, raha peale, teiste inimeste peale, siis põgene, ütlen ausalt, põgene nende selliste inimeste juurest päriselt ka, sest see reaalselt tõstab või viib kohe sinu energia alla. Nii et, aga kui sa tahad, et su energia tõuseks, siis leia endale need inimesed, kes tahavad tõusta, kasvada, olla nagu parem mina, lihtsalt sellepärast, et me oleme olemas. Aga minu kogukond ka valmib varsti, nii et selles mõttes seda ma jagan ka, et ma selle nagu teen ära, et ma teen selle ära, et selles mõttes, et inimesed ei peaks tundma ennast üksinda juba sellepärast, sest et kui sa oled ärevuses, depressioonis, siis see tähendab tegelikult seda, et kuna see hüljatuse haav on nii suur, ja siis see tähendabki seda, et sa kogu aeg tunned, et sind lükatakse eemale ja see on nagu see koht, et aru saada, et seal on see väga tugev muster sees ja see vajab tervendamist. Nii, aga ma tahtsin täna kaarte võtta siia. Nii, mul on nüüd kõik lapsed üles läinud ja võtan kaarte. Mul on hästi lahe see uued kaardid. Üks ühele kasutan neid. Nii, ühesõnaga, kui sina oled siin grupis ja tunned samamoodi, et ei liigu edasi, oled frustratsioonis, siis teemegi taotluse, et vaatame juurpõhjuseid. Nii et mõtle välja, milline on sinu number, kas 1, 2 või 3. Mõtle välja, mis on see sinu number, kas 1, 2 või 3. 1, 2 või 3, 2, nii ma mõtlen ka enda numbri. Siis ma saan jälle ise ka sammu edasi ja teie saate täpselt samamoodi edasi. Nii, võtame siis grupile, võtame nüüd number 1, number 2 ja number 3. Nii, kõik, kes mõtlesid number 1. Sinu teemaks täna, kui sa ei liigu oma elus edasi, on suhe isaga ja liikumine maailma ning ellu. See tähendab seda, et sul tuleb tegeleda reaalselt isaga. Nagu sa tead, ema on sisemaailm, isa on välismaailm. Isa kaart puudutab suhet maailmaga, tegutsemist ja piire. Isa kaudu liigub suund väljapoole ellu. Süsteemses vaates viitab kaart puudulikule või katkenud sidemele isaga, isaliini raskusele, kaotusele või vaikimisele ja ebakindlusele otsustamisel ja tegutsemisel. Kaardi ilmumine toob nähtavale koha, kus toetus või selgus on jäänud saamata. See ei ole süüdistus, vaid nähtavaks tegemine. Soovitame vaadata oma suhet jõu, otsuste ja vastutusega, märgata, kus kannad liiga palju. Ja mida mitte siis teha, proovida end kokku võtta või olla tugev tahtejõuga, ehk siis selles mõttes suruda läbi. See oli number 1. Nüüd tuleb number 2. Number 2. Kui sa valisid number 2. Viha, elujõud. Nii. Selle teemaga ma hakkan tegelema, sest see on mul lemmikteema. Sest et mina olin samamoodi selles kohas ja ma räägin sulle need juurpõhjused täpselt ära, miks inimesed on vihas. Ja vihast inimest tunneb, teate kui ära või?
et ma täna jälgin väga inimeste nagu näojooni. Kunas need sarnanesid just sellega, kus ma ise olin. Kus ma ise olin 10 aastat tagasi. Vihase inimene näojooned muutuvad vihaseks. Et kui inimene ise on väga särav oma olemuselt, aga kui tal on viha tervendamata, siis see näopilt, mis inimesele tuleb, on väga lihtne aru saada. Ja nende inimeste eest tuleb ka põgeneda. See on ka selge. Et juhul, kui nad ei vali endaga tööd. Kui nad valivad enda tööd ja tunnistavad viha, siis on okei. Aga siin ongi nüüd viha, ehk siis viha elujõud ja mis see kaart siis näitab? See kaart viitab või kaart osutub elujõule, mis on kas alla surutud või seotud. Nii, viha on seotud elujõu ja kaitsega, nii et energeetiliselt viha vähendab elujõudu. Nii, laiv jäi seisma, siis see on selles mõttes minu jaoks väga selge tõde, kuidas siis ma ei ole siin ruumis üksinda. Viha on seotud elujõu ja kaitsega, nii et energeetiliselt viha vähendab elujõudu. Kus ma olin 10 aastat tagasi? Kohas, kus polnud elujõudu. Seal taga on puhtalt viha. Kui sul on täna samamoodi mingi haigusteema, siis seal taga on viha. Nii, sageli ei ole viha siin destruktiivne tunne, vaid elu liikumise katkestus, jõud, mis ei ole saanud voolata. Ehk siis tegelikult selle viha ongi see pool, et sa ei ole saanud, sinu elujõud on alla surutud. Elujõud on alla surutud ja see tähendabki seda, et see viha on seal sees pool, sest see on programm. See on programm, alateadlik programm. Ja see tähendabki seda, et elujõud ei ole saanud voolata. Ja see viitab sellele, et on keelatud viha perekonnas. Kas te olete näinud neid kohtasid? Mina olen väga palju näinud, kus siis, ma taipan praegust väga suurt asja. Ma saan täna täiesti aru, ehk siis miks nende inimeste näokujud muutuvad. See on muster keelatud viha perekonnas. Väga hea. Ühesõnaga, see on selles mõttes siis see koht, kus siis on perekonnas on viha keelatud ja see tähendabki seda, et inimene surub selle endasse alla ja lõpuks tema näokuju, tema kõik see ja siis lõpuks, mis on inimestel, ongi siis see pool, et neil on maksahaigused, neil on kõhunäärmehaigused, sellepärast et nende identiteet on maha surutud ja nende eluenergia ei saa voolata. Ja see on juurpõhjus tegelikult kõikidele meie kannatustele. Nii, olukordadele, kus ellu jäämiseks tuli end tagasi hoida. Agressioonile, mis jäi kellegi teisele kuuluvaks. Jõule, mis ei saanud liikuda. Kui see kaart ilmub, ei ole kutse vihastada, vaid tunnistada, et elujõud tahab liikuda. Nii et viha saab nähtud, muutub see sageli selgemaks piirid või edasi viivaks jõuks. Nii et selles mõttes ma olen selle nurgaga väga palju tegelenud, väga palju. Nii et ja soovitavan siis tunnistada viha kui kaitse ja eluenergiat. Ehk siis tegelikult on kaitse. Et endiselt ja mitte teha, mitte maha suruda või plahvatuslikult välja elada. Ehk siis selles mõttes, kuigi me plahvatuslikult kellegi teise peal, ma ei soovita kunagi kedagi välja elada, et pigem siis, nagu ma olen gruppides rääkinud,
sa teed tööd endaga, sa lähed metsa, sa teed seda, et sa hakkad selle vihaga tööle. Et see on ülioluline. Nii, 3. Tagasiandmine. Võõra koorma või vastutuse tagastamine selle tegelikule kohale. Nii et kes valisid 3. on siis selles kohas. See kaart viitab vajadusele eristada, mis on minu ja mis mitte. Sageli kannab inimene rohkem, kui tema roll lubab. Tagasiandmine taastab tasakaalu. See kaart viitabki sellele, et alateadlikult kellegi koorma kandmisele, armastusele läbi kannatuse, vabastamise vajadusele. Mitte teha, katkestada sidemed järsult või vihaga, soovitaduna eristada oma elu teiste omast. See on tegelikult kõikide selle, kes on ärevuses, depressioonis või kus iganes, siis ongi see, et nad ei ela oma elu, elavad teiste elusid. Nii, igatahes mina olen ülitänulik nende teadmiste eest, sellepärast, et ma ei oleks saanud täna siin olla. Nii et selles mõttes, kui sina oled täna, nii nüüd ma tahan aevastada. Ja see on tõde. Et selles mõttes see on mul üks uskumustest, et kui mina aevastan, siis minu alateadvust kinnitab seda. Sest et ma ei ole külvatunud, ma ei ole selles mõttes, mul on energiat väga palju, nii et eks siis keha räägib sinuga kogu aeg. Nii et see tähendabki seda, et ma ei saaks täna olla laval, jagada oma elu ja lugu, kui ma ei oleks ennast ümber transformeerunud ärevusest ja depressioonist. Ja see tähendab seda, et see olukord on sinu elu kõige suurem kingitus. Sa võib-olla praegust ei näe seda, aga see on tõde. Mõnusat päeva. Tšau!